Istun seal jalad harkis, kui see gynekoloog ütleb mulle, et kas sa tead, mis asi on endometrioos. Ja ma olen nagu, what? Welcome to the fucking vlog, sellepärast, et eile õhtul juhtus midagi crazy't. Meil pole nüüd elektrit. Noorena ma arvasin, et ma olen hommiku inimene. Miks? Kellel auto katki? Mekaanik 500 €. 5, 6, 7 ja girl. Your makeup eats. Sa pidid tegema seda. Tere sõbrad, ma töötan praegu täiesti teadlikult oma perfektsionisti ajule vastu. Sellepärast, et mul tekkis inspiratsioon vlogiks. Täna on neljapäeva õhtu ja see nädal on olnud lihtsalt kohutav. See nädal on olnud nii raske mitmetel põhjustel, millest üks on olnud minu päevad. Mul tekkis nagu spark of inspiration, sest ma teadsin, et järgmine nädal ma pean võtma ennast kokku. Perfektionismi aju oli minus mingi, väga hea, saad nädalavahetusel Maria puhates ja esmaspäeval sa alustad perfektset nädala vlogi. Aga elu näitab, et ma pean võtma kaamera kätte when inspiration strikes. Mis puudutab ka siukseid hoogusid elus, et mul tuleb motivatsioon, ma ei tea ennast kokku võtta. Ma olen aru saanud, et mitte kunagi ei tasu oodata esmaspäevani. Tuleb alustada kohe. Ma olin eile kõige suuremates päevadest põhjustatud valudes, mis ma oma elus olen olnud. Seoses sellega võtsin nii palju valuvaigisteid ka, et mul on tunne, ma olin lihtsalt laksu all. Eile ja terve tänase päeva. Mis sellega kaasneb? Megatelefonis olemine. Ma olen nii eilse kui tänase päeva lihtsalt scrollinud. Täna nii palju, et mu silmad tahtsid peast kukkuda. Nagu ma ei tea, kas te näete, aga mu silmad on nii väsinud. Ma olen õppinud, et kui mul on päevad, ma pean lihtsalt aktsepteerima. Et see on see ja ma õnneks täna suutsin nagu enam-vähem oma baasvajadused täita. Ma sõin enam-vähem korralikult, ma käisin õues, mitu sammu ma sain, ma üldse ei tahtnud õue minna, ma olin õues nagu mingi grumpy inimene, ma vaatasin kõigile siukse näoga otsast, ma üldse ei tahtnud minna õue. Mitu sammu ma tegin? 3750 ja vaadake, ma käisin ainult korra õues, ma ei ole, siin on nii hästi näha, et ma käisin korra õues just to prove a point iseendale, ma liigutan ennast, ma tegin minimaalsed tööasjad ära ja muidu oli kohutav päev, kuhu ma tahan oma jutuga jõuda. Teate seda tunnet, kui sa reachid selle punkti, sa tead, et hullem on läbi elatud, sul tekib lihtsalt mingi switch. See on see, kus sa oled nagu täpselt piisavalt kaua olnud selles vastikustundes. Ja sa oled nagu nüüd I'm getting out of it. Ja see ei tähenda, et ma nüüd kohe neljapäeva õhtul kell 10 hakkan midagi hullult tegema, kuigi ma koristasin köögi, ma koristasin kodu. Ma tean, kui hullem on möödas. Ma tean, kui ma alustan teekonda tagasi iseendaks olemiseni. Ja see on täiesti teine teema, kuidas see on nagu igakuine teekond naistel. Ma mõtlesin, et mis parem asi, kui jagada seda kohe. Mu silmad on nii väsinud, et ma ei saa hetkegi rohkem ekraani vaadata. Aga kuna mul veel und ei ole, sest nüüd ma lihtsalt räägin mingi 20 teemat korraga, vahetame siis juba kaadrit. Ma vist jagasin oma eelmises nädal minu elus vlogis ka, et ma olen pisnud rinda unetusega ja ma üritan teha seda, et ma lähen voodisse alles siis, kui ma olen päriselt unine ja ärkan iga päev samal ajal, mis tähendab, et ma ei lähe liiga vara voodisse. Seega, ainus asi, mis mul jäi järgi teha, on lugeda ometiga ajakirja, sellepärast, et Kindle on mul tühi, raamatut ma lugeda ei saa, isegi Kindle on natukene ekraani moodi, mul ei ole ühtegi füüsilist raamatut, mida ma tahaks lugeda. Ekraani ei saa vaadata ja minu õnneks tuli mulle reaalselt eile postkasti minu kõige lemmikuma ajakirja uus number, mis on crazy, sest ma just sain aru, et seda vlogi tõenäoliselt sponsoreerib Sirvi, kes mind minu ajakirjadega siis, mis see sõna siis on, aju, palun tööta, come back to me. Varustab, mind ajakirjadega varustab. Ja soovi korral saad ka sina sirvi.eu lehelt endale ühekordselt või ka korduv tellimusena koju tellida ükskõik missugust ajakirja, ajalehte, siin on isegi, ma ei tea, kalendreid, ristsõnu. Ajal, kui analooghobid on väga popid, siis minu meelest Sirvi on nagu niivõrd hea koht, kus endale mis iganes lugemist või lahendamist tellida. See on üks minu lemmikuid ajakirju, ma vist olen teile sellest juba mitu korda rääkinud ka, aga sellest on saanud ühtlasi ka minu õhtune repertuaar, mida lugeda, sest üks reegel, mida ma võtan ülitõsiselt, on see, et
ei vaata ekraane voodis ja mõnikord mul on vaja lugeda midagi. Mõnikord mul on vaja nagu mingi in-between tegevus teha, sest ma ei saa lihtsalt magama jääda nii ja see ei ole perfektsemat ajakirja selleks. Ja siin tundus väga palju häid asju, igal juhul ma hakkan oma ajakirja lugema. Siis ma lähen magama, tegelikult ma võiks juba praegu, mul juba uni ju tikub silma, ma olen ju Mr. Bean juba praegu, kellele ma teen nalja. Ja sellega ütlen ma teile hea tööd. Tere hommikust. Welcome to the fucking vlog, sellepärast et eile õhtul juhtus midagi crazy't. Mõtlesin mina siis, et lähen rahulikult magama, onja? Ja mul on öökapi peal laavalamp, mis on suht raske ja kuidagi see kukkus maha. Järgmine hetk kogu korteris lähevad tuled kustu. Siis ma vaatan ja nagu mitte ainult see ei kukkunud maha, see lõi nagu mu telefoni laadija katki. Ja siis mul on nagu korgid siin esikus ja nagu vahel juhtub, et korgid lähevad välja. Ei aita, lükka kõiki need lilitid üles alla, mitte midagi ei muuta. Ei olnud nagu öösel kell 11 midagi, mida oleks saanud teha otseselt. Sest seda tuleb vist kuskilt allkorruselt vaadata, ma ei tea, võib-olla üldse mingi töömees kutsuda, aga meil pole nüüd elektrit, mida mina ei julge tšekata. Külmkapp. Jah, külmkapp. Miks haiseb lauki ju? Näiteks ma tegin eile chia pudingu ja see on veel relatiivselt külm. Seega ma arvan, kui ma ust hoian kinni siin nagu, ma ei tea tegelikult, mis see protokoll on, kas automaatselt lähevad asjad halvaks. Ma ei tea, ma tegin piima ja kreeka jogurtiga ja nagu katsudes see on suht külm, seega ma ütleks, et seda võib süüa. No nii, hommikune tiir on tehtud, ma mõtlesin, et ma multitaskin ja toon oma Loverta paki ära. Oh my god, ma tahtsingi näidata, ma tellisin oma kõige lemmikumat näopuhastusvahendit, mis vist on kõikide lemmik, sest see oli mõnda aega laost väljas. Otsas tähendab laost väljas. See on mu kõige lemmikum. Ma arvasin, et ma teen muna oma chia pudingu kõrvale, aga nüüd mul on lihtsalt kodujuust ja chia puding, mis on ju põhimõtteliselt sama asi. Üks on soolane, et mõlemad on nii sarnased külmad pudingud, mida see hommikul nii väga ei isuta. Aga, oh well, meil on siin väike kodune kriis siiski. Nii ma tegin väikese refreshi oma juustele, mis by the way ma käisin juuksuris, kas te olete märganud? Võib-olla ta olete Instast näinud. Ma arvan, et ma teen endale kiire meigi. Tegelikult on üks filmimine täna pärast lõunal kiirelt. Plus ma tahan tunda end paremini. Ma olen olnud nagu mingi uss viimased paar päeva. Täielik rott. Nii et on aeg tunda ennast nagu inimene. Eile õhtul, kui mul oli halb tuju, siis ma vaatasin, et Evert pani oma teise vlogi elus. Ja nagu Evert, kui sa seda vaatad ära, mitte kunagi lõpeta vlogide positamist. Sellepärast, et ma naersin nagu nii mitu korda nii fucking kõvasti. See lihtsalt tegi mu õhtu nii palju paremaks. Kas sa raisk tuled lahti või ei tule? Kui kõhkled? Kasuta hambaid. No nii, kuulge, ma hakkan vaikselt välja nägema juba nagu inimene. Jee! Elektrikud pole ikka tulnud. Tööpäev algab, mis ma oskan teha, tööpäev algab. Kuigi nagu mu arvuti aku hakkab tühjaks saama, mis siis saab? Sest ma laadsin oma telefoni selle arvutiga. Elekter tuli tagasi. Jee! Ma veel ei tea, mis ma külmikuga teen või mis sealt kõlbab süüa, mis mitte. Aga koosolek ka tehtud ja nüüd lähen siiski Anna juurde. Õues on nii ilus ilm. Meil on seal kiire filmimine. Issakene sõbrad, ma vannun. Vlogimine on nagu mingi muskel ja kohe, kui sa seda ei treeni, see läheb nii kergesti meelest. Lihtsalt läks Anna juures totaalselt meelest. Me filmisime eelmise nädala videos olevat Signega intervjuud ja see oli perfektne reede lõpp. See oli perfektne reede lõpp, õues on nii ilus ilm, vaadake. Päike paistab ja kell on 6. Minu reedeõhtune plaan on elus esimest korda minna Olde Hansasse. Ma pole kunagi elus käinud. Mis, ärge küsige kuidas. Ma arvan, et nädalavahetusel ma vaatan, kuidas see vlogimine mul siin edeneb. Võib-olla võtan uuesti kaamera kätte esmaspäeval, aga igal juhul I will keep you updated, kui midagi head juhtub ja ühtlasi ma unustasin täiesti ära selle koti olemasolu, milline kena värv kevadesse. Ja täna algas kevad! Oh my god, täna algas kevad. Ma olen totaalselt oma august välja roninud. Tere hommikust, esmaspäeva hommik, pikk nädal ootab ees. Esialgu pikk päev.
pikk päev, te nägite, milline räsitud hommik mul oli, sest kui haige viimases nädala vlogis, mis ma tegin, oli täpselt sama. Pühapäeva õhtu, esmaspäeval, suur päev, midagi tähtsat. Maria emaga, terve öö. Täpselt nii nagu tänagi, aga me oleme siin. Millal me siis viimati rääkisimegi? Reedel. Nädalavahetusel võtsin aega puhkamiseks, aga täna me oleme töisel lainel. Nagu te näete, ma olen ka pestud, kustud, kammitud. Sellepärast, et meil on üks filmimine täna. Kohe koha peal selgubki, palju ma teile öelda tohin. See on nii, vaata. Secret project! See pole nii secret. Ma arvan, et see on lõbus. Ma arvan, et me võime öelda. Ja me oleme isegi varem kohal. Aga meigi osas. Nii. 5, 6, 7 ja girl. Your makeup eats. Sa pidid tegema seda, jah? Let's go. Nii et let's hop. Let's hop into a coffee shop. Mis see laul oli? Ma ei tea. Let's hop into a coffee shop. And then my jaw drop. Umbes nii. Vau, selge. Me oleme jõudnud võttepaigale ja see on minu esimene vihje teile, mis saama hakkab. Sest see full body on nii hull. See full body kaadrit ei tohi keegi võtta. Sa läheksid nagu suusatama. Ja aga ma läheks nagu suusatama oma sugulase saadud tunkedega ja see sugulane on must noorem. Kellel auto katki? Mekanik 500 €. Paremale vasakule, kõik teie on katki. Tule siia! Ja tead, see on väga sümboolne, mina olen mehaanik, sellepärast, et kellel on kogu aeg auto katki? Mina. Aga vaat üks asi magamata olemise juures on see, et ma olen oluliselt naljakam ja ärevuse vabam, sest sa nagu vaevu saad aru, mis toimub üldse. Suurepärane. Ma mõistan, et noorele naisterahvale ei ole viisakas XL suuruses asja kinkida, aga ma lähen välja, nagu ma läheks suusatama väikese sugulase tunkedega, vaata. Oh my god. Istuma nii, et pole näha, vaata, et tegelikult on niiviisi. Nii, midagi ma siis hakkan siin nagu askeldama. See näeb nüüd täitsa viisend välja. Teeme 1 euro veel. Mehaaniku tööpäev tänaseks on lõppenud ja mul on suurim kahju teatada, et mootor ei saanud korda. Mootor ei saanud korda, me oleme endiselt teel. Peate meid köiega ära tõmbama. Tšekige kontrasti. Mehaanikust on saanud juba rohkem Maria moodi inimene, kes hängib spaas. Ja ausalt öeldes me saime filmitud, aga kas ma tahaks jääda siia spaasse? Jah. Täna on hea tööpäev. My god. Kas ma olen ainuke või ma olen suht kindel, et ma ei ole ainuke, kes lihtsalt hommikuti on nagu noorena ma arvasin, et ma olen hommikuinimene. Miks? Ja ma üritan hetkel välja juurida harjumust olla, vabandust, ma sügan oma kõrva, jah. Ma juurin hetkel välja harjumust olla telefonis hommikuti. No sest see on osa minu, Maria parandab oma unehügieeni. Ma ärkan iga päev samal ajal, nädalavahetuseti püüan ka. Ja hommikuti ei ole telefonis, aga mind ei tõmba miski uhkega. Ja ma ei saa minna seda, et paned kohe, nagu koeraomanikud, et paned riidesse, lähed kohe õue. Näiteks täna on halb ilm, ma ei taha. Siis on see, et mul on kõht nii tühi, aga peab süüa tegema ja ma ei viitsi. Ma olen nagu niimoodi köögis mingi vahingülmkappe lihtsalt. Mida ma täna tahan. Ja ma ei tea kunagi, nagu, mida te sööte hommikuks. Mul on nagu see nädal, vaata, ma ütlesin juba liiga palju sõnu hommiku kohta. Ma ütlesin, et see nädal on minu getting my shit together ja nagu lõunate õhtusöökidega. It's been together. Mis on rituaal, mis teid äratab, päeva küsimus ja mida te hommikuti sööte? Sest ma olin nii harjunud, et mind äratab telefonis olemine. Teate küll, pole midagi nagu stressišokk. Ma otsustasin kõige harilikuma hommikusöögi kasuks omlett ja võileib. Mis ongi uut? Mis ma olen rääkinud? Kas on veel life update? Mida ma ei jõudnudki teile kunagi rääkida, oli seotud tegelikult minu päevadega, kes mist on pikalt jälginud, siis te teate, et mul on hullud päevad on ju sõna otseses mõttes. Ja mul oli nimelt... Ühesõnaga, wake the fuck up.
lõpuks võtsin kokku ja läksin naistearsti juurde sellega, sest ma olin nagu kuulge, et need on paari aasta jooksul läinud kõvasti hullemaks. Ma vist jagasin ka eelmine aasta ühes vlogis seda, kui ma käisin esimest korda ja mulle anti täpsem valuraviskeem põhimõtteliselt ja see töötas, kuniks see enam ei töötanud. Ja siis ma käisin ämmakas Merle juures ja tema tegi nagu mingi check-up'id ja kirjutas mind edasi siis või suunas mind edasi günekoloogi juurde, et teha ultraheli, et kontrollida, et poleks mingit süste. Mina siis lähen sinna, olen nagu et et kontrollime siis üle, et eelmine kord ei olnud, sest sellel esimesel korral tehti mul ka ultraheli. Oli nagu istun seal jalad harkis, kui see gynekoloog ütleb mulle, et kas sa tead, mis asi on endometrioos. Ja ma olen nagu, what? Ja ma tean, ma tegin Liis Lemsaluga kunagi, on ju intervjuu, kus ta rääkis enda endometrioosi diagnoosist ja see on nagu tema väga südamelähedane teema. Tema nagu tõi minu radarisse selle haiguse üldse. Põhi nagu asi on see, et seda on üliraske diagnoosida. See on nagu top asi, millest räägitakse, et diagnoosi saamine võtab mingi 7–10 aastat. Ja seal olen mina täiesti šokeeritud, sest ma nagu ei oodanud üldse, et nad seda saavad ultraheliga näha. Ma olin nagu ülisegaduses. Siis ma olin nagu suht nõutu või olin nagu okei, ühelt poolt tore, et ma nagu tean, et sest teine stsenaarium oli see, et see on füsioloogiline eripära. Teine stsenaarium, mis mul esialgu öeldi, oligi see, et lihtsalt ongi enne sünnitust nii ja osadel naistel ongi nii ja see on geneetiline. Et ühelt poolt oli nagu rõõm, et et äkki siin annab midagi teha, kuigi endometrioosi ravida ei saa, ravi on pillid või ma ei tea, osad inimesed tegelevad elustiili muutustega, kui nad pille ei saa võtta. Ühesõnaga, siis ma olin nagu mingi okei. Ja üleüldse see vlog ka on ja ma alustasin seda ka täpselt peale oma päevi. Nagu üldiselt ma olen suht stabiilses kohas oma elus, aga üks asi, mis iga kuu kordub, mis lööb mind täiesti orbiidilt välja, ongi minu päevad. Nagu nüüd ma olen õppinud veits neid nii-öelda ennustama, et ma oskan nagu valmistuda vaimselt, aga see valmistumine on see, et ma võtan 2 päeva täiesti vabaks, et oigata ja olla kõveras kodus. Ja peale seda lihtsalt, kui sa oled 2 päeva nagu valudes, siis sa võtab aega, et sealt välja tulla. Nii et pikk lugu lühikesena ma otsustasin võtta ka teise arvamuse, kuigi see esimene gynekoloog oli ülitore. Ta oli tõesti nagu üks sõbralikumaid ja hea vaibiga gynekoloogia üldse. Aga siis ma mõtlesin ikkagi, et ma olen nii noor ja osa sellest nad ütlevad sulle, et umbes hakka pere planeerima kohe, Potentsiaalselt sa muudad oma elukäiku võib-olla nagu selle haiguse tõttu või vähemalt oma elustiili. Ja siis ma otsustasin, et on väärt nagu ongi käia teise arsti juures ja vaadata, mis nemad räägivad, mis on nüüd järgmine nädal. Ma veel ei tea, kas see vlogi mahub või mitte. See ei mahtunud sinna ja spoiler alert, ma käisin ära ja see arst oli mingi, umbes, et miks see siia tulid, et endometrioosi selle nagu kolde leida nii spetsiifiline, et seal ei ole nagu mingit teist võimalust. Ja mõlemad arstid ütlesid, et ravi on pillid ja et see on siuke soovituslik, kohustuslik, et muidu haigus areneb edasi. Nii et jah, nüüd on siis nii. Aga mõtlesin, ma jagan, sest paar videot tagasi meil oli just see naiste teemaline Q&A ja me rääkisime ka seal, kuidas nagu kõigil on midagi. Et on nii vähe inimesi, kellel on perfektsed päevad ja ei ole seoses naiste tsükliga ühtegi probleemi. Ja tavaliselt neil on mingid muud probleemid elus, Aga see on nii tõsi. Nagu kõik naised, keda mina tean, kahjuks neil on nagu, sul on mingi häda, mingi eripära. Me kõik nagu struggle'ime mingi asjaga ja see oli minu jaoks väga lohutav. Ma selles mõttes võtan asja rahulikult, et kui ma alguses sealt arsti juurest välja tulin, siis oli küll siuke emotsionaalne release, väike pisar, sest ongi seal sa kuulad kogu seda infot ja nagu kuna ma ei oodanud seda, siis ma olin korraks mingi oh my god. Et alguses oli siuke väike šokimoment, aga siis ma nagu kainenesin, rääkisin oma lähedastega ja nüüd ma võtan asja suht rahulikult, sellepärast et päeva lõpuks jällegi, nagu ma ütlesin, kõigil on midagi. Kui on, siis on. Siis on nii. Minu reaktsioon nagu ei tee seda olematuks ja teistpidi igasuguste haiguste juurpunkt või vähemalt lükkejõud on ju omaetigi stress. Nii et ei tasu olla stressis, mida ma püüan mitte teha. Siuke haigus nagu endometrioos, mida on nii vähe uuritud, nagu seal on väärt vahetada mõtteid. Ma täiega nagu ise leidsin ennast, nagu ongi otsimas kontakte või arvamusi, et nagu mingit tervikpilti panna kokku, seega võib-olla ma ei tea, see on osa kellegi tervikarvamusest, aga loodetavasti jah, ikkagi mitte ainuke. Nüüd on aeg süüa.
kell saab 10:30. Viimane aeg on alustada tööpäeva. Mis mul üldse on siis täna kavas? Mulle endale nagu täiega meeldib kuulata, kui inimesed räägivad, et mis neil täna nii-öelda nagu tööpäeval plaanis on või mis iganes. Kui mina pean sellest rääkima, mul on tunne, et see on nii igav. Aga selle nädala YouTube'i video, mis on siis eelmine video, mis te nägite, on sponsored Lightyeari poolt, mis tähendab, et ma panen selle kiiremas korras saatma ülevaatuseks. Sellega on suht kiire. Samal ajal ma olen töötanud oma aja planeerimisega. Mul on kalduvus töötada üle. Kui ma nagu natuke sügavuti seda analüüsisin, siis ma saan aru, et see tuleneb sellest, et ettevõtjana, inimesena, kes otsustab ise, millal ta mida teeb, on väga ohtlik see moment, kui sa oled ära teinud kõik, mis sa planeerisid teha, aga sul on aega üle ja sul on kogu aeg siuke tunne, et aga ma võiksin ju teha juba järgmist asja. Ja see on nagu see osa aja planeerimisest, mis on kõige raskem. Esiteks selle õppimine, et palju sul aega kulub asjadele. Noh, teate seda ütlust, et anna mulle 10 päeva, et raiuda maha puu ja ma veedan esimesed 9 kirvest teritades. Aga siis teistpidi, see teine auk, kuhu võib langeda, on see, et sa ei arvesta piisavalt aega ja sul saab nagu aeg otsa, sest sa planeerid liiga optimistlikult. Ja nüüd ma olen üritanud leida nagu mingit tasakaalu ja üritanud, ma ei tea, testida ka erinevaid tööriistu, mis mul aitavad aega planeerida. Ma ise olen suur kalendrifänn, ma täidan oma kalendrit nagu pühalikult. Nii, et iga asi, mida ma pean tegema on kalendris. Mul põhimõtteliselt on nagu tunni kaupa kõik ära planeeritud, mis võib-olla kõlab stressirohkelt, aga minu jaoks see on üks väheseid asju, mis minu stressi vähendab. Sellepärast, et ma võtan ära igasuguse otsustus nagu vajaduse, et ma ei hakka jooksvalt mõtlema, mida ma nüüd täna peaks tegema, vaid mul ongi nagu kõik paigas. Aga siis nagu viimastel kuudel ma olen nagu veits laisemalt teinud kalendrit ja kohe on näha. Elu on kohe kaos. Ühesõnaga, ma hakkan tööle. Anna peaks ka varsti tulema. Millise tööga tahan mina oma päevi? Guest has arrived. Kuller! Oh my god, ma mõtlesin, et see on Anna, aga see on For Me kuller vist hoopis. Oh yes, meil tulid, ma ei tea, kas te näete, For Me uued maitsed, strawberry elderflower ja siis passion fruit ja berry apelsin. Kui ma saan õigesti aru, siis nende samade jookidega lähme me täna kokteile tegema, nii et ma olen väga elevil, aga enne veel on vaja video valmis teha ja video on vaja valmis teha ja kiiresti, helistatavalt, nii et jätkame. No nii, nüüd on saabunud Besti Anna. Hei Besti! Ma kuulsin, et tulid ähkides ja puhkides. Ma tõesti tulin. Ülesse. Aga Besti looking so chic. Sherlock Holmes vibes, tõesti. Vaadake, milline pop of color, milline äge jakk. Anna on slaying it in the fashion department. On saabunud lõunapaus. Mida te siis sööte lõunaks? Täiskasvanu elu on ju ometigi kõigilt küsimine, mida sina sööd? Mina söön läätsepastat, kus on siis kana ja selline tomatine koorane kaste. Selle kuu Breathe numbris oli terve lugu läätsedest. Ja kusjuures mina olen see nädal teinud juba teist korda endale läätsepaja, kus siis ma võtan mingi köögivilja põhjaks. Ma tegin porgandi ja tomatiga üks kord, eile tegin suvikõrvitsaga. Praed potis seda veits, tulevad maitsed välja. Ja siis paned läätsed, puljang ja nii delicious nutritious nagu. Ja siis ma panin kana juurde. On juhtunud midagi väga ebatraditsioonilist, sellepärast et mina ja Anna oleme kodust väljas tööpäeva õhtul peale kella 5. In fact, kell on 6. Kell on samas 6, mis on, ma ütleks, et isegi skandaalne peaaegu. Asi, mida ma tavaliselt ei tee. Sina räägi enda. Mina eriti, ja tegelikult ma just tahtsin parandada, et eriti mina. Vaata, see on asi, mille kallal ma tahan töötada see aasta. Ma tahan võtta vastu rohkem võimalusi, kus ma lahkun kodust. Sest vaata, sa harjud nii ära sellega. Oota, kummas rajas ma pean sõitma? Üks moment. Siin. Sa harjud nii ära sellega ja järsku sa ei taha kunagi kodust lahkuda, isegi kui see on põnev võimalus. Nii et täna rõõmsalt panin mina selga peoriided, värvisin ära huuled ja me lähme For Me üritusele. Ja ma tunnen end hästi seoses sellega.
here I am ja kas siis ei saagi kiitust selle eest ma? Palju õnne. Aitäh! Noh, õnne just ei pea soovima, aga mul on täna nimepäev, nii et aitäh sellegi poolest. Mul tuli tõesti meelde, et kooki ma ei too. Kooki pole, kingitust pole, kas ma isegi olen su sõbranna, paneb kahtlema at this moment, aga igal juhul siin sa oled. Siin sa oled ja üritusele me lähme. Väidetavalt saab kokteile teha. Ma loodan, et kokteile, sellepärast, et jällegi väljas käimine väga üldise nimetusena. See ei hõlma endast alkoholi ega muid aineid, vaid pigem tegevusena. Tegevusena, et ma ei ole kodus. See on see põhiline asi. Kas siit ma võin nüüd minna paremale, jah? Ja, sul on elektriauto. Mul on elektriauto. Mul on õigused, mida pole teistel. Baarmen Anna, boss. Oh. Ma ei tea, mida ma teen. Väga uhke. No nii nädala vlog. Mul on väga kontrastne cut nüüd reede õhtusse, väikene check-in teiega. On reede õhtu ja mina ja Anna alustasime koos matchivaid kudumisprojekte. Sophie Scarf. Nii on. Kes mind on Instas jälginud, need võib-olla nägid, et ma tegin mõndaga tagasi siukse kolmnurkse salli projekti, mis käib niimoodi ja peaks nägema välja üli chic, aga selle lõngaga ei näinud chic välja. Ja nüüd me ostsime selle õige peenikese ühevärvilise lõnga ja meie tööd arenevad üli hästi ja ma arvan, et meil on potentsiaali olla väga chic. See ongi tasakaal. See on tasakaal, et eile ma käisin veel teatris ka ja nagu kuidagi oligi, mul kuidagi lihtsalt sattus neid tegemisi lausa nii palju, et tänasel reede õhtul ma olen väga väsinud ja me teeme väikest chill kudumist, hakkame midagi telekast vaatama. Homme ma siin toimetan ka ringi, aga ma tahaks rääkida pühapäeval teiega sellest, kui me hakkame väikest kvartali check-in'i tegema. Siiski tõmbame heal noodil selle Maria ronib august välja vlogi kokku. Nii et ma olen tagasi pühapäeval. Ja pühapäev on käes. Ilusad pühapäeva, sõbrad. Midagi juhtus mu mikrofoniga siin ja see hakkas kõige hullemat häält maailmas tegema. Selle vlogiga. Aga ma räägin siin sellest, kuidas ma tahan seda vlogi lõpetada samal noodil, mis ma alustasin, mis oli kogu see august välja ronimise teema ja see osutus nii sümboolseks, sest sellel samal nädalal ma käisin teraapias ka, millest oli nii palju abi ja nüüd siis jutt jätkub. Nüüd täna me käisime Annaga väikesel kvartali miitingul iseendaga. Las ma elaboreerin, muidu te mõtlete, et ma olen hulluks läinud. Ma õppisin eelmine aasta enda kohta seda, et ma olen õnnelikum, tublim ja parem inimene, kui mul on mingid eesmärgid, mille kallal ma töötan pidevalt ja sellest ma olen ka rääkinud, et eesmärk on nii lai termin, et mõnikord need on harjumused, mis toetavad minu heaolu, mõnikord need on lihtsalt plaanid, aga minu jaoks mõnikord isegi isiklike plaanide tegemine, mis kõlab nagu lõbusalt, peab olema eesmärgina kirjas, sest muidu ma lihtsalt ei tee seda, ehk minu jaoks on väga efektiivne ja see aasta vabandust, mul korra läks mõte täiesti eemale, sest ma tahtsin teile näidata. Vaadake, kui kaugele ma oma sallikesega olen. Selle aasta alguses ma esimest korda päriselt otsusin katsetada ainult kvartali kaupa ehk 3 kuu kaupa eesmärkide seadmist, nii et aasta alguses ma olingi mingi nii, mida ma järgmised 3 kuud tahan ära teha. Sest ma mõnikord ise struggle'in sellega, et aasta alguses mõelda, issand, mis ma nüüd siis tahan terve aasta jooksul teha ja minu soovid ja kõik on nii muutuv, nagu 3 kuuga ma võin täiesti uueks inimeseks hakata. Ja nüüd siis oli esimesed 3 kuud said täis ja ma tegin endaga väikese check-in'i, et kaugele ma olen jõudnud, mis on toiminud, mis mitte, panin mõned uued mõtted ja see oli väga tore. See oli väga tore, las ma siis jagan ka mõnda. Mõned eesmärgid, mis ma esimese 3 kuu jooksul täitsin. Number 1, tantsutrennis sign upimine. Ma ei mäleta, kas ma teile rääkisin, aga ma nüüd käin tantsutrennis kord nädalas, kaasaegses tantsus ja see oli asi, mida ma olen mingi 3 aastat endale öelnud, et ma teen ja nüüd ma tegin ära. No siis ongi terve rida erinevaid harjumusi, mille kallal ma töötan, millega ma põhimõtteliselt ka kõik õnnestusin. Kord kuus massaažis käimine. Jällegi, ma ei teeks seda muidu, kui ma ei paneks seda eesmärgina kirja ja see on üks parimaid asju, mida ma olen implementinud see aasta. Üldse ma olen igast uudsi asju proovinud. Ma käisin keraamikas, tantsutrennis, ma ei tea, tegelen selliste asjadega, olen oma koduga tegelenud, et see nagu aasta esimene pool
oli palju eesmärke, mis olidki seotud nagu vaba aja veetmisega, sest noh, mul on nagu kalduvus mitte veeta vaba aega ja olla ainult fokusseeritud oma tööle. Ja põhimõtteliselt nüüd ma siis vaatasin nagu need eesmärgid üle, mõned sain ära tšekata, et on tehtud, mõned ma sõnastasin ümber, mõned ma kustutasin ära, et ongi see nii normaalne, et nagu aasta jooksul meie ka sihid muutuvad nii väga. Ja siis ma panin kirja igast ideid, mida ma veel tahaksin ära teha. Lihtsalt nagu, ma ei tea, plaane, mõtteid. Mul oli teiega väga tore, vahelduseks on ikka tore oma elu näidata ja ma loodan, et see tuleb sükse vaibiga vlog, et saite nagu hängida koos minuga. Väike vana inimene Mariaga, kes koob samal ajal. Järgmisel nädalal on üks väga fun collab tulemas. Ma juba tean, et teile see väga meeldib. Ma peangi hakkama mõtlema, mis see collabi video võiks olla. Andke teada, kuidas teile see vlog meeldis, millistel teemadel te tahaksite, et ma veel räägiksin. Olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal jälle. Tšau!